mõistame, et see nii ei ole, et Eesti põhiseadus kehtib endiselt, siis ei ole kaugel see aeg, kui me suudame ka selle valitsuse välja vahetada. Ja tänane valitsus, kes ei tee analüüsi, aga on valmis ohverdama meie tulevikku. Et see on ikkagi päris karm, et kui ikkagi nüüd umbes 10 aastat ei ole saanud magada normaalselt ja see tundamine ei ole nagu kuidagi niimoodi kõrvadega, vaid see on vibratsioon. Paneme vere käima. Valitsus. Pista tuulik omale peenrasse. Kui ma siia üles mäe otsa ronisin, siis meenus mulle Lahemaa vanasõna. Mis viga võõru persega tunda istus? See raha on meil maha. Me ei anna seda saristada röövkapitalistidele. Nad suruvad meile peale tuulikult merel ja maal sellepärast, et see on nende ideoloogia. Mis puudutab tuuleenergia ja kogu seda planeerimist valitsuse poolt, see on üks absurdsus, ajab teist taga teema. Ma ei hakka üldse ära võtma kiiras peaga sülgelt, kuigi mõned on reipad siin kiiras peaga edasi. Nemad meie raha eest keerutavad tagumikku ja mõtlevad uusi inimesi välja, kuidas meil ära, kuidas nagu mingit veel paremat valet välja mõelda, meie enda raha eest, meile enda. Me ei ole kõige vastased, nii nagu valitsus või tuuleparkide arendajad üritavad meid sildistada. Aga me oleme selle vastu, kui tahetakse meie loomist hävitada või Eesti inimeste demokraatlikust tahtest üle sõita. Siis läksid nad sõnavabaduse kallale, aga ma ei öelnud midagi, sest ma ei räägi niikuinii eriti. Siis nad tulid ja võtsid ära minu bussiliini, minu poe, minu lahti aetud teed. Vaate minu akna taga, minu maa. Ja keegi ei öelnud midagi, sest kõik olid juba linna ära tulnud. Tahaks oma sõnavõttu alustada lausega, et täna oleme kogunenud siia Stenbocki maja juurde, et saata viimasele teekonnale valitsuse plaani võtta inimestelt nende tulevikku läbi tuuletööstuse doteerimise. Reaalselt, kui võtta tahta maailma puhtaks teha, siis me ei saa mööda vaadata tuumaenergeetikast, just Eesti ilmastada. Väär ja vale on suhtumine, nii nagu püütakse ikka öelda ühe, teise või kolmanda terava probleemi korral, et näete, lamemaalased, ei ole te olete eestimaalased, me kõik oleme eestimaalased, nii nemad siin, need samas ajakirjanikud, kes kaameraga ringi jooksevad. Küsimus on selles, miks ja kelle jaoks te teete. Me kõik täna, kes me oleme tulnud siia, me seisame selle rahva, selle riigi eest. Ja mitte isegi see lipp ei ole tähtis, mitte Keskerakonna lipp või Vabaduspartei lipp ei ole tähtis, vaid see lipp on tähtis, mida see mees siin hoiab. Sinimustvalge see riik, mille me oleme pärinud. Meie kohustus on anda see oma järglastele. Täpselt sellisena või paremini, nagu me oleme saanud. Tuulepargid on Eestis meil viimastel kuudel ja nädalatel väga valusaks teemaks saanud ja sellepärast me täna siia kõik kogunenud olemegi, et avaldada oma meelsust ja rahva tahet, milline peaks olema Eestis korraldatav poliitika ning et rahva tahet peab kuulda võtma. Täna on meil ka esinejaid väga palju huvitavaid ja põnevaid, nii et kallid sõbrad, elame kaasa ja kuulame ära kõikidel inimestel, mis öelda on. Täna esimeseks esinejaks palun ma siia mikrofoni taha tänase meeleavalduse ühe peakorraldajatest Tartu ja Jõgevamaa Eesti rahvuslaste ja konservatiivide ringkonna juhi ja Tartu ja Jõgevamaa südame ning kordan veel kord tänase meeleavalduse üks põhikorraldajatest, härra Lauri Koni.
nii tähtis kõne, ma võtsin mütsi ära. Head inimesed, paneme vere käima. Valitsus, pista tuulik omale peenrasse. Valitsus, pista tuulik omale peenrasse. Valitsus, pista tuulik omale peenrasse. Tänasele meeleavaldusele on tulnud kokku inimesed üle terve Eesti, et väljendada oma vastusseis tuulikute püstitamisele ning avaldada oma kindlat pahameelt valitsuse soovist lõhkuda ära meie kodumaa. 3 päeva tagasi pidasime Eesti Vabariigi sünnipäeva 107 aastat. Kõnedes mainiti, kui ilus loodus on Eestimaal. Lugupeetud koalitsiooni esindajad, siis käituge oma sõnade kohaselt ja ärge lõhkuge ära seda ilusat eestlaste maad. Täna on tõepoolest oluline päev, kus me peame üheskoos seisma oma maa ja rahva huvide eest. Eesti väärib paremat. Meie kohustus on nõuda meie valitsuse käest. Lõpetage ära kodumaa hävitamine rohepöörde eesmärgil. Inimesed juba kannatavad oma tervise pärast. Hakatakse maha jätma oma kodusid, mis jäävad tuulikute mõjualasse. Ja juba otsitakse ka uusi kodusid väljaspool Eestit. See on reaalne elu maal. Tuulepealsel Eestimaal. Tulge oma kabinettidest välja ja vaadake inimestele silma, aga ei, teie silmade ees pöörlevalt rahanumbrid. Tagatipuks on juba Eestisse ilmunud võõrriikide advokaadid, kes ähvardavad vallavalitsusi. Kui tuulikuid ei lubata vallamaale, siis hakkate trahve maksma. Nii kaugel oleme jõudnud selle valitsusega. Meie maa on juba maha müüdud. Meiega ei arvestata. Kui arendajatel pole kokku ostetud tuulikute aladega midagi ette võtta, siis lähme ja istutame talgude korras sinna männi ja kuusetaimi. Siia on kogunenud inimesed üle Eesti, kes ütlevad selgelt välja: stopp tuuleparkide tööstusele! Stopp tuuleparkide tööstusele! Stopp tuuleparkide tööstusele! Eesti kõrgim võim on rahvas ja meil on õigus otsustada, kas ja kuhu ja millal tuuletööstusi rajada. Aitäh teile! Suurepärane sõnavõtt ja meelsus sellega avaldatud ja sõnum väga-väga selge. Järgmisena paluksin siis siia kõnepulti härra Rein Koch, kes on Tartu Ülikooli füüsik ja Põllumeeste Kogu ja Eesti Vabaduspartei esimees. Tere! Jah, me oleme siin kokku tulnud, et veel kord kinnitada ema kindlat tahet. Kui ma siia üles mäe otsa ronisin, siis meenus mulle Lahemaa vanasõna. Mis viga võõra persega tulle istuda? See peegeldab täielikult tänast olukorda, kus me oleme. Üks seltskond raiskab karistamatult meie vara ja laastab meie esiisadelt päranduseks saadud elukeskkonda. Tuulikud pole siin mitte põhjus, vaid on tagajärg, kuhu me riigina sattunud oleme.
Meid valitsevad Eestile ebalojaalsed ametnikud, kes pole väljas mitte Eesti ja eestlaste huvide ees, vaid mingi kitsa omakasupüüdliku seltskonna huvide ees ja seda kaugelt tulnud ning ebapädevate juhtnööride järgi. See ametnikkond tundub olevat valitud muude kriteeriumite alusel, kui seda on nende hallatava ala tundmine. Tänu selliselt kujundatud ametnikkonnale on saanud võimalikuks maksumaksjate raha karistamatu raiskamine, sest puudub jõud ja tahe segaste eelarvete kontrollimiseks. Oleme ligi 30 aasta jooksul näinud, kuidas on teadlikult lagundatud eestlaste Eestit, eestlaste kodu, eestikeelset haridust, niinimetatud rahvusvahelistumise sildi all, Eesti tööstust. Alltöövõtjana kängub meie endi tootearendus, omariiklust tagavat väärtusloomet. Eesti kui põllumajandusmaa põllumajandust. Ja need suured mänguasjad, tuulegeneraatorid, on lihtsalt jälle üks järjekordne vahend meie elukeskkonda hävitades riigi, see tähendab maksumaksjate raha kantimiseks kitsale seltskonnale. Kui oleks meil tegemist tõesti kasumliku ettevõtmisega, siis miks oleks vaja 2,6 miljardit eurot? Tänu ühiskonna protestile on see 2,6 miljardit, mille eest võiksime endal lubada ühe väikese tuumajaama, õnneks pausile pandud. Ja nende mänguasjade ülespaneku hävitav mõju meie esiisadelt päritud elukeskkonnale peale selle. Jääb küsimus, mille nimel ning kelle huvides on see ette nähtud? Tõepärast vastust pole ma kahjuks kuulnud. Ja ehk oleks aeg oma maal taas kord majja saada. Selleks peaksime eestlastena igaüks unustama oma hetkelise tulu, mida võiks teenida kaasvendade arvelt rahvusliku väärtuste mahaparseldamise eest ning rahvuslike jõudude erakondade ülene koondumine ja ühistöö jälle iseseisva Eesti nimel. Ainult nii saame võimult tõrjuda need, kes hoolimata oma 30%-lisest toetusest käituvad, nagu neil oleks absoluutne rahva toetus. Ja füüsikuna lisaksin ma seda aspekti, mida pole nende suurte sammaste puhul keegi puutunud. See on vibratsioon. Ma arvutasin, et kui 300 meetri kõrguse betoon samba tekitatud vibratsioon on kuskil 16 hertsi. Need suured sambad on nagu pillikeeled, mida pillimees näpib. Ja siin selleks näppijaks on need samad tiivikud, mis pööreldes ja kui laba asub kohakuti sambaga, siis sellega pidevalt mõjutab teda mehaaniliselt. Niisiis, kui võrrelda Tallinna teletorni, kus ei ole mingit mehaanilist mõjutust ja ühte tuulikut, siis on vibratsioonid erinevad. Vibratsioonid maa pinnas levivad kaugele. Me võime ju arvata, et mida me ei kuule, seda ei ole olemas ja sellel pole tähtsust. Aga keha on tervik. Me teame vibratsioonitõvest. Me teame infraheli mõjust organismile, sest see energia neeldub meie kehas, kas me kuuleme seda või ei kuule. Niisiis, paneme oma jõu kokku, et seda suurt õnnetust ära hoida. Ja veel kord, võtkem ennast eestlastena kokku, Eesti elab veel. Aitäh!
väga õiged sõnad, et täna me oleme tulnud tõepoolest siia kokku ja ei küsi mitte kellegi käest, mis rahvusest sa oled, mis soost sa oled, kui vana sa oled, millised on sinu poliitilised eelistused, me kõik oleme üks suur pere, see riik on siin meie kodu. Ja tõepoolest kokku tuleb võtta. Järgmisena aga palun siia kõnepulti Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide juhatuse liikme, Pärnu linna volikogu liikme ja Pärnu ringkonna esimehe ja üleüldse ühe hästi suurepärase ja toreda naisterahva Helle Kullerup. Tere ilusat hommikut, armas rahvas. Minu rahvas, minu maa, minu taevas, minu õigus. Riik, see oleme meie. Riigi raha, riigil ei ole raha, see on meie raha. Kõik raha, mis nad tahavad laiali jaotada, on meie maksumaksja taskust, ettevõtjate taskust. See raha on meie maha. Me ei anna seda laristada röövkapitalistidele. Andke see raha inimestele, lastele, peredele. Ärge toppige seda oma taskusse. Röövlid, röövpoliitikud. Meil ei ole enam vaja poliitikuid, meil on vaja tõeliselt aatelisi riigimehi. Riigimees on see, kes suudab seista oma riigi ja rahva eest. See sõna poliitik on mutta tallatud, ära hävitatud. Me näeme seda igal pool, kus tuleb sõna poliitik, siis rahvas tõmbub eemale. Aga see ei ole õige. Riigikogu liikmed on kogu Eesti eest vastutavad. Volikogu liikmed kohtade peal vastutavad kohaliku elu eest. Ja siin on meile kõigile võti. Otsige kohtadelt üles kõik oma volikogu liikmed. Juba praegu. Vaadake, mis nad teile ütlevad, mida nad teile lubavad. Vaadake, mida nad on varem teile lubanud. Kas nad on oma lubadusi täitnud. Ja siis tehke oma otsus. Ja õnneks poole aasta pärast saab kõlada rahva hääl. Kui meie rahvas ei võta mõistust pähe ja ei anna oma häält nendele inimestele, kes täidavad oma lubadusi ja seisavad näoga oma maa ja rahva poole, siis nendele inimestele te ei tohi anda oma mandaati. Vaadake natukene nende tegemistesse sisse. Kohalikud valimused kipuvad tihti peale olema, et ta on tore naabrimees, oi ta on tore inimene, oi ta tegi mul tee otsa, pani asfaldi alla või külatee tegi korda. Me peame hakkama nägema suurt pilti. Me ei saa lasta oma maad lõhkuda, laiali inimesi puistata, nagu kunagi ütles üks riigimees või poliitik, mitte riigimees, tulge kõik Tallinna. Siis tuli koroona, siis öeldi, et minge kõik maale. Inimesed on nagu jooksutatud üle maa laiali ja siis öeldakse, et minge üldse siit minema. Sest üks asi on jäänud selle tuulikute teemade puhul kahe silma vahele, meie põhjavesi. Kui me kaevame sellised suured vundamendiaugud ja paneme sinna nii tohutud tonnid, 100 tonnid peale tuulikut betooni, siis ka põhjaveekihid saavad kannatada. Ja kui meie Eesti on siiamaani olnud maa, kus on puhas loodus, kuhu turist tuleb veel otsima seda ürgset loodust, siis põhjaveest saame meie rääkida kui maavarast, mis on juba maailmas ainulaadne, mida mujal maailmas ostetakse poodidest, plastmasspudelitest, aga meie võime veel kaevust võtta seda puhast vett. Nii et kaitske oma põhjavett, tuulikud ei ole ainult madalsageduslik heli, vibratsioon, need õudsad vilkuvad tuled pimeduses, meil seal Tootsi Eesti suurem tuulepark Pärnumaal, see on õudne, kui sa pimedas sõidad, see on nagu mingi sõjaline objekt, punased tuled pimeduses vilguvad taevas, nad on ju nii tohutud kõrged, aga veel kõrgemad tulevad. Nii, nüüd volikogude juurde tagasi. Praegu on võti volikogu liikmete käes. Paljudes omavalitsustes on juba tagasi lükatud tuulikute eriplaneeringud, on mitu etappi, saab peatada, saab tagasi võtta, saab päevakorrast maha võtta. Kasutage seda võimalust, võtke oma volikogu liikmetega ühendust ja võtke need teemad maha. Ja sügisel on meil uus võimalus jälle
panna need teemad kalevi alla ja teate, mis see, kui teid ähvardatakse, et arendajal on õigustatud ootused, et ta on ju raha kulutanud, ta on ju uuringut teinud, et tal on õigustatud ootus see tuulepark saada, siis las lähevad kohtusse. Väga hea, las lähevad kohtusse. 10 aastat on garanteeritud, et mitte midagi ei toimu. Nii kaua, kui kohtuprotsess kestab, me tühjendame ka nende rahakotti. Ja 10 aastaga juhtub kindlasti väga palju sellist, mida me võib-olla ei mäletagi enam, mis me siin valitsuse maja ees täna räägime. Nii et seiske koha peal oma õiguste eest. Meie ees seisjad on volikogu liikmed. Nii täna, kui homme, kui sügisel. Ja oleme ise ka riigimehed ja riiginaised. Siis läheb meil hästi. Ja toetame üksteist. Me ei lase Eestimaad ära reostada. Me ei lase inimeste kodusid väärtusetuks muuta, et nad ei maksa mitte midagi ja inimesel ei ole võimalik seda müüa, inimesel ei ole võimalik sealt ära minna. Ja mis veel? Me oleme laenude konksu otsas. Inimesed on andnud tagatiseks oma kinnisvara teatud hinna eest. Nüüd on juba kinnisvara arendajatel linnukese koht, kas tuulikupargid on kinnisvara läheduses või peal või kui kaugel. Ja sellega langeb kohe kinnisvara hind. Ta ei müü seda, keegi ei osta seda ja ära ka minna ei saa. Me peame kõike seda ennetama, armsad inimesed. Avame silmad, kaasame teisi inimesi, räägime neile, mis see kõik kaasa toob. See kopikas, mis me sealt saame, ei kaalu üles mitte ühtegi hävitustööd, mida meiega tahetakse teha. Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Aitäh, et tulite! No nagu ma juba ütlesin, suurepärane naine, et viskan siit omalt poolt ka ühe väikse mõtte õhku, kui lihtsalt üks tavaline Eesti inimene, kes elab Tartus ja keda otseselt võib-olla ükski tuulik ei puudutagi nii-öelda. Mina neid ei näe, minu lähedale neid sinna ei panda. Aga kuulasin nädalapäevad tagasi oli Eesti Televisioonis debatt siis energeetika teemal ja kohal olid 6 erakonda, küll diskuteeriti selle üle, et kui roheline kõik see tuulikute energia on, nagu odavaks kõik see energia läheb ja vestluse käigus koalitsioon ütles, et kõige kallim elekter, mida Eesti praegu täna toodab, on 18 senti kilovati eest. See on kallis elekter, et tuulikutega läks odavamaks. Aga ühendati meid lahti Venemaast ja olime siin 2 päeva omaette saar. Saime täiesti Balti riigid oma jõududega hakkama ära. Elektri hind oli täiesti talutav, täiesti normaalne. Võimsusi jäi ka üle ja siis riideti meid siia suurde Euroopa võrku. Aga minu mõte selle koha peal on see, et kui Eesti on võimeline kõige kallimalt elektrit tootma siin koha peal 18 senti kilovatt, öelge mulle, kallid inimesed, miks me peame sisse ostma 60 sendiga Euroopa elektrit. Aga aeg on käes järgmiseks sõnavõtuks ja meile on kohale tulnud Keskerakonna esimees härra Mihhail Kõlvart. Head inimesed, teate, tegelikult mina ei oska öelda, kas tuulikud kahjustavad meie tervist. Mina ei oska öelda, kas tuulikud kahjustavad meie loodust. Mina ei oska öelda, kas elekter läheb tõepoolest odavamaks, kui terve Eestimaa ja meri on tuulikute täis. Mina ei ole teadlane ja ei ole ekspert. Aga seal istuvad inimesed, kes seda ei tea samamoodi. Sest ükski sisuline analüüs ei ole tehtud. Ükski sisuline uuring ei ole tehtud. Nad suruvad meile peale tuulikut merel ja maal sellepärast, et see on nende ideoloogia. Või sellepärast, et kellegile on lubatud, et riik investeerib 10 aasta jooksul 12 miljardit. 1,2 miljardit aastas.
Samas terve meie elektriturg on ainult 700-800 miljonit aastas. Kes saab rikkamaks ja kes maksab seda kinni? Mõned ettevõtjad saavad rikkamaks, aga meie, teie, meie kõik koos maksame seda kinni ja meie lapsed ka. Meie lapsed maksavad kinni nende ideoloogiad. Selleks, et keegi saaks miljoneid ja miljoneid taskusse toppida. Mina ei tea, kas koos tuulikutega tuleb ka madal elektri hind. Aga ma tean seda, et sinna, kuhu tulevad tuulikud, sealt Eesti inimene koolib ära. Kelle jaoks, siis ma küsin, seda on vaja. Kus peaks olema ja kus peaks elama Eesti inimene, kui mitte Eesti maal? Selleks, et keegi saaks raha vähemalt 10 aasta jooksul, Eesti inimene peab loobuma enda maast. Kelle huvides, ma küsin? Me küsime nende käest, näidake meile numbrid, tõestage meile, et tänu teie strateegiale, niinimetatud strateegiale, energia, elekter läheb odavamaks. Nad ütlevad meile, aga see analüüs on salastatud. Et see, mis mõjutab meie tulevikku järgmised 10-20 aastat, see analüüs on salastatud. Eesti inimene ei pea teadma, mis temaga saab tulevikus. Seda saab otsustada ainult praegune koalitsioon, peaminister ja tema ministrid. Ja me küsime nende käest, näidake meile seda analüüsi, näidake arvutusi. Ja kui me ei ole sellega nõus, et nad teerulliga sõidavad meist üle ja esitame küsimusi, siis mida nad meile ütlevad? Meie nende jaoks oleme lamemaalased. Sest meie ei saa aru. Me ei ole nii targad, me ei oska vastata nendele küsimustele, aga ka nemad ei oska vastata nendele küsimustele ja nemad ei hooli ka. Head inimesed, ei ole tegelikult nii, et Reformierakond otsustab, mis saab meiega tulevikus. Ei ole tegelikult nii, et mõned inimesed selleks, et tagada kasumit mõnedele ettevõtjatele, otsustavad meie tulevikku. Ei ole tegelikult nii, et me peame kinni maksma nende lollust. Ei ole tegelikult nii, et keegi otsustab, kus saab Eesti inimene elada ja kus ei saa. Ma ütlesin alguses, et ma ei tea vastuseid. Aga üks vastus on kõigile teada. See on meie maa, meie meri, meie tulevik. Ja kui meie ei seisa selle eest, et meie otsustame, siis keegi ei seisa. Ja sellepärast te olete siin ja sellepärast mina olen täna koos teiega. See peab lõppema. See valitsus peab tagasi astuma. Ja nii kaua, kui seda ei juhtu, me tuleme siia veel üks kord ja veel üks kord ja veel üks kord. Nii kaua,
kui meil on selline valitsus, me võitleme. Ja kas me võitleme? Ja kas me võitleme? Ja kas me võidame? Aitäh! Väga õiged mõtted, et härra Mihhaili kõne tuletas mulle meelde, et minu eelmine mõte jäigi tegelikult natukene poolikuks, et kui meil Eestis on omad võimsused olemas ja võimalus toota kõige kallimalt 18 senti kilovatt elektrit, milleks üldse meil neid tuuleparke vaja on, mille jaoks, kui meil on kõik endal juba praegu olemas. Aga järgmisena palun siia kõnepulti oma mõtteid avaldama endise parlamendiliikme, Eesti rahvuslaste konservatiivide liikme härra Ruuben Kaalepi. Head Eesti inimesed, head sõbrad. Me oleme kaitsmas Eesti loodust. Me seisame oma kogukondade eest. Ja me seisame kogukondade demokraatliku otsustusõiguse eest. Me ei ole kõige vastased, nii nagu valitsus või tuuleparkide arendajad üritavad meid sildistada. Aga me oleme selle vastu, kui tahetakse meie loodust hävitada või Eesti inimeste demokraatlikust tahtest üle sõita. Millega siis valitsus ja tuuleparkide arendajad proovivad meile põhjendada nende tohutute arenduste rajamist kõikjale üle Eesti? Esiteks räägitakse Euroopa Liidu rohepöörde plaanist, mis justkui peaks aitama päästa kogu maailma kliimat. Kahjuks või õnneks ei ole kuidagi võimalik, et Eesti energeetikavalikud saaksid muuta või mõjutada globaalset kliimat. Samal ajal kui igal aastal püstitatakse tuhandeid ja tuhandeid tööstusi, kivisöekorstnaid Hiinas, Indias ja Brasiilias. Meie ei saa seda muuta. Mida me saame teha, on kaitsta ja säilitada seda, mis meil on. Neid väärtusi, mida Eestimaa veel tänaseni kannab. Meie ürgset loodust, seda puutumatust, mis on meie külades ja metsades, hiiepaikades säilinud. Sest selleks, et seda kaitsta, on vaja olla vastu ka sellistele arendustele, mis näiliselt on keskkonnasõbralikud, aga tegelikult hävitavad Eesti loodust. Sest see, mida meile peale surutakse, ei ole rohepööre. See on rohepesu. See on valelik plaan, mille taga ei ole mitte hoolimine loodusest ega hoolimine keskkonnast, vaid ärihuvid. Meie energeetika probleeme ei lahenda üleminek täielikule tuuleenergiale. See ei ole lihtsalt võimalik, sest mõnel päeval tuul puhub ja mõnel teisel päeval tuul ei puhu. Ja nendeks päevadeks, kui tuul ei puhu, on meil ikkagi vaja kas põlevkivielektrit või importida energiat meie naaberriikidest. Ja et selliseid plaane üritatakse ka põhjendada meie energiasõltumatusega ja Eesti energeetilise iseseisvusega, see on jällegi täiesti valelik. Kui meile ministrid ütlevad, et ärge olge numbrimaagias kinni, siis põhjus on ju lihtne. Nad ei taha, et paljastataks see täielik valelikkus ja pettus, mis absoluutselt ei teeni ei Eesti inimeste heaolu
meie keskkonda ega ka meie majanduse energia tulevikku. See on see koht, kus peavad saama oma sõna öelda Eesti inimesed, meie kogukonnad. Sest Eesti põhiseaduse 1. paragrahvi järgi on kõrgeim võim selles riigis ikka ja endiselt rahvas. Ja selleks, et rahvas saaks päriselt oma kõrgeimat võimu teostada, on vaja, et kogukondadel igas Eesti maakonnas, igas kihelkonnas, igas vallas oleks demokraatlik otsustusõigus. Kui küla või valla inimesed tulevad kokku ja otsustavad, et meie siin ei ole nõus selle arendusega, mis hävitab meie keskkonda, mis võtab meilt ära selle elu, mida meie tahame eestlastena oma maal elada, siis nende sõna peab jääma peale. Ükski arendaja ei tohi tulla ja öelda, et aga riikliku eriplaneeringuga mina sõidan nüüd sellest külast või sellest vallast üle. Kõrgeim võim peab olema rahva käes. Ja kui minu eelkõneleja mainis, et tema ei tea, kuidas tuulikud mõjutavad Eesti loodust või Eesti energeetikat, siis Eestis on väga palju neid inimesi, kes teavad seda, kes oskavad sellest rääkida. Näiteks ornitoloogid võivad rääkida sellest, kuidas meie väljasuremisohus olevad kotkad või musttoonegured on võib-olla ootamas just seda viimast lööki, mille siis annaksid tuulepargid. Või metsakaitsjad võivad rääkida, kuidas iga tuuliku alt on vaja maha raiuda kokku siis paljude hektarite kaupa ilusat looduslikku metsa. Ja mis ei kasva kunagi tagasi. Ja ilmselgelt ei ole siin mitte mingit pistmist keskkonna kaitsmisega. Ja kogukonnad suudavad tegelikult sellele vastu astuda. Eesti rahvas on juba näidanud mitmes ja mitmes vallas, et meie sõna maksab. Eesti inimeste sõna jääb peale, kas või siis, kui selleks on lihtsalt vaja näidata vallavolikogude liikmetele, et kui te tõesti selle tuuleparkide arendusega kaasa lähete, siis järgmistel valimistel teid enam lihtsalt tagasi ei valita. Ja nii ongi. Ja tänu sellele on mitmes vallas, Kose vallas, Järva vallas ja usun, et veel päris paljudes tehtud ka otsused, kus vallavolikogu ja vallavalitsus on jäänud oma rahva poolele. Ja järgmine samm siit on see, et kui rahvas mõistab seda võimu, mis tegelikult meie kätes on, meile üritatakse luua pilti, et tegelikult me ei suuda siin mitte midagi teha, et demokraatia on juba ammu kadunud, et meie riik on meilt ära võetud. Aga kui me mõistame, et see nii ei ole, et Eesti põhiseadus kehtib endiselt, siis ei ole kaugel see aeg, kui me suudame ka selle valitsuse välja vahetada. Aitäh! Mina isiklikult loodan, et see aeg tuleb ruttu. Juba näiteks täna. Aga nagu Ruuben ütles, et vallavalitsused peavad oma tööd tegema ja mul on au paluda siia üks mees, kes tõepoolest südamega oma tööd teeb, on näoga rahva poole ja on juba 20. veebruaril Kose vallavolikogu võtnud vastu siis ühe otsuse, millega peatati tuuleparkide arendus ja ma palungi siia Kose vallavanema härra Raul Sievi. Head sõbrad, eelkõneleja jutt vastab tõele, ei ole midagi võimatut, kui soovitakse pöörduda oma näoga oma inimeste poole.
Kose vallavalitsus ja Kose volikogu seda tegi ja lõpetas tuuleparkide eriplaneeringu, mis oli siis olnud vallavalitsuse poolt algatatud. Nii et midagi võimatut siin ei ole. Ma tahan öelda seda, et endise valitsuse liikmena ma kinnitan teile, et siit samast kõrvalt majast, mitte üheski aknast, mitte kunagi tuuleparke nägema ei hakata. Samamoodi ka Suur-Ameerika kaksiktornist ehk siis ministeeriumite majast, mitte üheski aknast tuuleparke nägema ei hakata. Küll aga hakatakse tuuleparke nägema, kui juba Harjumaale sõita ja Harjumaalt edasi Võrumaa peale minna, Võrumaast minna edasi Pärnumaa peale, ehk siis tegelikult kui valitsuse plaan, energiaplaan realiseerub, siis me hakkame neid nägema igal pool. Ja inimesed, kes nendes piirkondades elavad, hakkavad nägema neid ka iga päev. See ei ole enam nali. Millegipärast on meil valitsuses kuidagi välja kujunenud selline muster, et kui midagi teha, siis teha seda põhjalikult. Ja kahjuks on selle asjaga kaasnenud see, et kogu aeg tehakse valesti ja seda ka põhjalikult. Et see on väga suur probleem juba ainuüksi seetõttu, et see sisuliselt ohustab meie riigi toimepidevust, meie rahva säilimist. Mis puudutab tuuleenergiat ja kogu seda planeerimist valitsuse poolt. See on üks absurdsus, ajab teist taga teema. Kui üldises plaanis on nii, et tuuleparke rajatakse väheväärtuslikesse piirkondadesse, nii looduskeskkonda kui ka inimtegevust arvestades, siis meil muudetakse see keskkond eelnevalt väheväärtuslikuks. Et siis oleks põhjust tuuleparke sinna rajama hakata. Miks muidu raadatakse rohevõrgustikus asuvaid riigimaid, riigimetsamaid ja nii edasi. Ja tuuleparke planeeritakse sisuliselt suurasulate külje alla. Tegemist on täiesti vaenuliku tegevusega. Ühest asjast ma nagu aru ei saa. Ma ei saa aru sellest, et kui keegi soovib müüa mingit toodet ja see toode on hea, see toode on vajalik meie ühiskonnale, inimestele, tarbijaskonnale, siis pagana pärast on seda toodet siis nii keeruline müüa. Järelikult sellel tootel on ka omad varjupooled, millest ei soovita rääkida, aga meie nutikad inimesed saavad sellest ju aru. Kui ikka sulle müüakse mingisugust saasta, siis naljalt keegi seda ei osta. Tuuleenergia on ju teatavasti rohkem kui 100 aastat vana, juba 140 aastat tagasi püstitati esimene tuuleelektrijaam Ameerika Ühendriikides. See on tehnoloogilises mõttes eilne või üleeilne päev. Eestis on tuuleenergia komponente toodetud juba alates 2002. aastast. See on samuti märk, et me räägime minevikus toimunud lahendustest. Kui me tahame olla rohelised, kui me tahame minna edasi, kui me tahame vaadata tulevikku ja rohelisse tulevikku, siis me peame mõtlema ka nagu kastist välja, mitte tuua lauale mingisuguseid vanu, iganenud lahendusi, võimendades need üle, ehitades suuremaks, ehitades võimsamaks, saastades rohkem, hävitades rohkem. See ei ole meie Eesti, seda Eestit me ei soovi ja ma usun, et te olete kõik minuga nõus. Aitäh teile! Õiged sõnad ja mees teab, mis räägib, sellepärast tõepoolest tegemist on meil ju endise ministriga ja lisaks kõigele selle on ta ka Eesti Rahvuslaste Konservatiivide erakonna aseesimees. Aga järgmisena palume siia kõnepulti uusi mõtteid avaldama ettevõtja Meelis Lao.
tere kõigile sõbrad. Ma ei hakka mütsi ära võtma, kiilas pea külmetab, kuigi ma näen mõned on reipalt siin kiilas peaga edasi. Teate, ma ei olnud kindel, et ma täna tulen, meil sõbraga läks natukene loppama see otsus, kas ma ei tulen või ei tule ja nii, et mul ei ole sellist kõnet ette valmistatud, mis võib-olla on isegi hea, et ma räägin teile seda, mida ma mõtlen. Ja mida ma mõtlen? Tegelikult on selline, kuidas juhitakse rahvast, tekitage inimestele hästi palju probleeme. Nagu näiteks tuuleparkide probleem, nagu näiteks presidendi probleem, et kas meil on vaja sellist presidenti, võtta tal õigused ära, mis tegelikult kõik need oma ettevõttes on väga tõsised probleemid. Aga need on tagajärjed, nagu ütles meie lugupeetud Tartu Ülikooli professor, see on tagajärg, mitte põhjus. Ja juurpõhjus peitub hoopis kusagil mõjal. Ja nii kaua, kuni me ei tegele selle juurprobleemiga, nii kaua me jääme ja käime igasuguste plakatitega, igasuguste lipukestega. Ja ma arvan, et üks 90% sellest majast vaikselt irvitab pihku praegu. Ja, et meile midagi pähe ei saa ja siin mõtleks, et see on vihm, aga see ei ole vihm, see on hoopis midagi muud, mida meile pähe lastakse. Selleks, et võib-olla teha ennast abstraktselt arusaadavaks, hakkame ka siis tagajärjest pihta. Ma räägin teile sellise pisikese lühikese loo, et me saaks aru, milles probleem on. Mulle väga meeldib Eestimaa, ma olen põline Tallinnane, ma jalutan mööda linna ringi, vanasti see vohas, elu kees, inimesed käisid, silmad säravad, restoranid olid rahvast täis, poed, turistid, kõik, nüüd käid mööda linna ringi, masendus, tühjus, pessimism. Ja põhjus, kuna eestlased on sõitnud Eestist minema, üks puha, palju meile mingisugune, instituut või mingisugune ametkond ütleb, et ei, Eestist ei ole inimesed ära sõitnud, siis see on fakt, et inimesed sõidavad minema. Nad lihtsalt ei kirjuta isegi ennast välja, ma arvan, te kõik teate kümneid, kes elavad Hispaanias, Soomes, kuhu ainult minna saavad, isegi need, kes tulevad Soomest tagasi, lähevad pigem Hispaaniasse, mitte tule Eestisse ja Eesti jookseb rahvast tühjaks, see on probleem. Ja selle põhjus, miks inimesed Eestist ära sõidavad, ja selle põhjus, miks inimesed Eestist ära sõidavad, on võimaluste puudumine. Võimaluste puudumine see, et me ei saa mitte midagi toota, kui meil või energia on aasta lõikes 100% kallim kui Skandinaavias. 100%, mida me saame toota. Ja me peaks sellest aru saama, et see, kui mul lamp on kodus põleb ja see on kallis, ma tahan selle tule kinni panna, siis mida ma saan toota Eestis, kui see on 100% kallim. Kui me toodasin midagi, mida me saaksime müüa välismaale, ei tule raha sisse. Me võime ükspuha palju siin kodus peenar kasvatada, maju ehitada, meil on vaja eksporti ja tuua raha Eestisse, et Eestis kuidagi elu natukene õitsev oleks. Ja samamoodi on siin nagu muud põhjud, maksused ja nii edasi. Ja selle juurpõhjus on selles, et me valime juhtima ennast, need, kes loovad selle keskkonna, kus Eesti elu saab õitseda. Me valima inimesed, kes ei ole üldsegi pädevad seda tegema. Nad lubavad meile ja me kuulame mingisugused selliste roosad, mannad, meile lubatakse, ma lähen, ma hoian, ma seisan. Ma nägin siin täna ka mitmed inimesi, kes tegelikult on meile samasugused lubadusi andnud ja mitte midagi teinud ei ole. Me valime ennast juhtima ebapädevad inimesed. Ja meile räägitakse, see on demokraatia, see on väärastunud demokraatia vorm. See on delegeeritud demokraatia, me valime inimese valima, valime inimese ennast juhtima ja igasugune tagasiside puudub, 0. 4 aasta pärast tuleb ta tagasi, ütleb, teate, ma lubasin, ma ei saanud teha, vot sellepärast see tüüp ei lastud mul teha. Valige mind jälle, ma nüüd lähen teen. Ja jälle 4 aastat lähen mööda ja mitte midagi ei juhtu. Palju seal on selliseid ilusad onukesi ja naisekesi, kes on juba 10 aastat seal ja mitte midagi teinud ei ole. Või kes käisid täna siit läbi, kas keegi neist võtaks enda juurde tööle sellise inimese? No ei võtaks ju. Ja samamoodi see Potjomkini soomuslaev läheb aina edasi. Janar Holm käis läbi siit, siis meie riigi kontroller, tegelikult väga tark mees ja tõstatab kogu küsimuse, kuidas saab niimoodi olla, et me hoiame kokku ja eelarve läheb aina suuremaks ja tõstatab väga häid ja olulisi küsimusi. Meie õiguskantsler tõstatab väga häid küsimusi, väga nutikas naisterahvas ja kas midagi muutub või? Tuleb sealt ülevalt aknast ja see soomuslaev sõidab aina edasi ja edasi. Enne, kui me seda süsteemi ei muuda, kes meid valitseb, kes need loovad need elukeskkonnad, see kõik on tagajärg. Enne kui me seda ei muuda, mitte midagi ei muutu. Järelikult selline
delegeeritud demokraatia vorm, nagu ta on, see väärastunud vorm, see peab muutuma ja enne kui me sellest aru ei saa, me jäämegi tegelema selliste viiendajärguliste küsimustega. Ja veel sellest natukene paar sõna, et sellest energeetikast, et noh, et meil ei jõuaks nagu natukene kohale seda, et kui siia tuleks mingisugune raha, kes tahab midagi teha, neil on vaja tootmist, ükspuha, kas see on siis IT-platvormide tootmine või räägib siis tehnoloogia tootmine, mida väga hästi rääkis välja Rain Lõhmus, selle kõige alus on energeetika ja maksud ja selle saab paika panna ainult siin majas. Ja kui me seda süsteemi, keda me sinna valime, ei muuda, siis me jäämegi siin käima. Nähtavasti ma kordan ennast juba, aga sellised on mul südamel, et me näeme, kuidas meid lollitatakse, meid juhitakse tähelepanu kõrvale igasuguste pisiasjadega. Probleem on milleski muus, juurprobleem on meie poliitilises süsteemis, väärastunud süsteemis. Isegi selle presidendi koha pealt, et me kõik kaagutame kuidagi, et president, et jumal tänatud, et meil on selline president nagu täna, kus ta võeti koha peal, oma ametikoha peale, kuskil partei tagatubades tehtis otsus, aga rahvale jätakse mulje, ta on ju rahva isa, tema ju seisab rahva ja poliitikute vahel, otsustame ise ära, kui ta on rahva isa, valime teda ise, anname talle võimu juurde ja ta jääb toimima sellisel moel nagu täna, meil ei ole vaja seda, milleks me raiskame neid 10 ja 100 miljonit õhku sellise inimese jaoks, keda meil ei ole vaja, mitte et karis halb oleks väga hea, aga vot sellised asjad hakkavad tegelikult siit pihta, et need inimesed, keda me suuname sinna, need lahendavad neid asju, mitte meie siin tänav peal. Ja tegelikult me peaks tulema mitte ainult tuuleparkide plakatidega välja, vaid see poliitiline süsteem, väärastunud süsteem peab muutuma ja enne kui me seda ei tee, mitte mingisugust lahendust ei tule. Jäävad kõik poolikud lahendused. Aitäh teile! Täiesti õiged tähelepanekud, et mina Tartu mehena härra Meelisele saan veel sekundeerida ainult seda, et mäletan veel neid aegu, kui Tartu oli tohutu tööstus- ja tootmislinn. Tänasel päeval linna vahel käid ringi, siis on ainult kohvikud. Rohkem mitte midagi. Aga meil on kohale jõudnud ikkagi ka mees, kes räägib sellest, et võib-olla temal ka varsti enam ei ole mitte midagi. Ja mees, kes elab siis Irtsu tuulikute mõjualast 20 kilomeetri kaugusel ja see on härra Robert Kardin. Tänan teid, et saan siin nüüd jälle rääkida. Ma olen selles filmis, dokfilmis saanud osaleda, mis oli see tuulikute meil teine osa ja ma räägikski, et kuidas siis rohepööre mõjub siis rohujuure tasemel, et see on ikkagi päris karm, et kui ikkagi nüüd umbes 10 aastat ei ole saanud magada normaalselt ja ütleme näiteks täna hommiku ka ma 6 hommikul hakkasin alles magama jääma, aga siis helises äratuskell, et ütleme parematel päevadel on ütleme niimoodi kell on 2 öösel magama jääda, see on ideaalne, et nagu 10 lähed magama aga näiteks 3-4 alles jääd, sa nagu lihtsalt seal üritad jääda ja see undamine ei ole nagu kuidagi niimoodi kõrvadega, vaid see on vibratsioon ja kõrvad ei kõik kinni panna ja see vibratsioon raputab niimoodi õrnalt sul nagu ja ütleme, see on üsna tihti, isegi väike tuul on, Virtsus on alati, mere ääres on tuul ja see väike tuul teeb ka ja mul on seal neid tuttavaid, kes elavad seal päris tuulikute ääres, neil on ka tervisehädad ja siis ma vahest helistan, et ütleme see, kus ma elan, on täiesti tuulevaikne, ei ole üldse tuult, aga seda undamist kuulda või ütleme, ma tajun, ma ei kuule, kuulmisega oleks küll hea, paned tropid kõrva ja kõik okei, aga see on teistmoodi ja siis ta ütleb seal sõber, kes elab seal tuulikute all üsna et osad tuulikud keeruvad ikkagi, et mere ääres on alati tuulisem nagu jupimaad
ja ütleme, see kant, kus mina elan, on vähemalt 2 inimest veel, kes räägivad sama, et eile olin ka nüüd ühes peres ja siis just ütlesin, et ma lähen nüüd siia meeleavaldusele täna ja see mees ütleb, tal on täpselt sama jama ja naine ütleb, ära hakka nüüd rääkima seda kõigile, et seda nüüd üle pea kõik nüüd teadma, aga ega siis mul oli ju sama asi, et ega siis ma julgengi eriti alguses rääkida, et kui see hakkas see koll umbes 10 aastat tagasi, ega ma ei saanud üldse aru, et milles see on, et sihuke, millal nagu lennuk lendab, millal nagu maa all kaevatakse, sihuke vibratsioon on ja need vibralained on sellised kõikuvad, et see ei ole nihuke nagu ühtlane tasane mürin, vaid see nagu kõigub niimoodi üles-alla, et ja vot eile oli ka seal, et mees hakkas just käega näitama, kuidas see vibra käib ja ma ütlesin, et kuuleme täpselt samat nooti, et täpselt sama, et ütles, nüüd on ülevalt, nüüd on all, täpselt nii oli ja et loomulikult teine inimene võib kõrval olla ja ta ei saa sellest aru aga inimesed on erinevad aga meil oli Lihulas oli õnneks ka EKRE tegi koosoleku ja seal oli ka nüüd palju rahvast, kõik tuuliku teemaline ja siis oli ka inimesed rääkisid seal kõrval, muidugi nad avalikult eriti ei julge veel rääkida, aga egast mina ei oleks ka, ütleme 10 aastat tagasi sellel teemal püssikuuli ähvardusel, ma ei oleks ka sellest julgenud rääkida, sest ma isegi ei oleks ikkagi, sellest kõik see madalsagedused asjad, see info on tulnud alles nüüd, et milles see kõik nagu täpselt on, aga seda te kõik juba teate siin, tänu siin, kes on hästi palju nüüd siin teinud saateid ja rääkinud aga ma siin hakkan nüüd lõpetama ka, et aitab, mis ma lobisen, aitäh teile. No vot sõbrad, inimesed, kes on otse tuulikute all elavad ja on sellega seotud, ilmselgelt ei ole see niimoodi, et mitte midagi ei mõju, mitte kellelegi ei mõju ja mitte mingi tagajärgi ei ole. Aga täna on meil siin kohal ka inimene, kes kolis linnast maale, tahtis rahu ja vaikust, aga kui kõik nende tuuleparkide ideed ellu viiakse, siis hakkab tema kodu olema 4 tuulepargi vahel tulevikus. Ja see suurepärane tütarlaps on Eve Süvari, palume kõnepulti. Tere, mina olen tavaline Eesti naine, üks teie seast, üks maarahva hulgast, ei ole üheski parteis ega üheski poliitilises liikumises. Ei võta selle koha pealt sõna. Küll aga tean, et 3 lapse emana ja 2 lapse vanaemana tahtsin tõepoolest minna maale elama Tallinnast ära, kusjuures Tallinna teletornist üsna lähedalt kolisin minema siis. Ja ma tean, mis tähendab Tallinna teletorn ja ma tean, mis see suurus on ja nagu see mälupilt on mul olemas. Ja nüüd, kui ma siis kolin maale, et ma saaks seal rahulikult elada, oma tomatit kasvatada, naabrinaise käest porgandit osta, piimatädi käest piima tuua, ei lasta mul seda rahulikult teha. Sellepärast, et ma mingi hommik avastan, et minu maja taha tuleb 1000 meetri kaugusele jälle teletorn. Ma ei kolinud maale selleks, et seda elu taluda, mingit talumistasu eest, 600 € aastas või. Halloo, ma ei soovi sellist elu seal maal, päriselt ka. Ja nüüd ma siis pean omast vabast ajast, oma bensiiniga sõitma mööda küla, koguma allkirju, viima ennast kurssi juristikatsiooniga, eks ole, selleks, et hakata kuidagi moodi vastu neile inimestele, kes meie enda raha eest, meie enda poolt valitud valla volikogu ja valla liikmete vastu, et viia ennast kurssi, et nagu pädevalt mingit vastulauseid ajada. Nemad meie raha eest keerutavad tagumikku ja mõtlevad uusi nippe välja, kuidas meile ära teha.
kuidas nagu mingit veel paremat valet välja mõelda meie enda raha eest, meile endale kaikaid kodaratesse loopida, eks ole. See ei ole aus ja ma ei ole sellega nõus. Ja nüüd ma räägin siis seda, kui siin öelda, et ei tea, kelle huvides siin need asjad toimuvad. Me hakkasime ühe uuriva ajakirjanikuga natukene surkima seda asja. Ja see oli meil tükk aega üsna, nii et õhtul ei saanud magada ka. Me avastasime koledaid asju, mis tegelikult on toimumas. Alates sellest, et sellised suured hiiud nagu Alexela, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Tartu Ülikool, Tartu linn ja Vesinikutehnoloogia liit on sõlminud või loonud, ütleme, ettevõtte. See ettevõte, mida nad siis nüüd rahvusvahelistel platvormidel reklaamivad täpselt sellise logoga, sellise ilusa Eesti looduse pildiga ja all on tekst, et me loome Eestisse esimese vesinikuoru. Palun tulge, investeerige. Hydrogen Valley Estonia on selle asja nimi, selle ettevõtluse vormi taga. Saate aru, et need tuulikud ei ole meil elektri tootmiseks. Need tuulikud on selleks, et hakata tootma vesinikku. Ja see asi läheb nii sügavale, et tegelikult on juba saadud rahastus 2 suurele vesinikutorude liinile. Üks peaks minema siis merest sealt Saaremaa tuuleparkide läheb kõrvalt kohe mööda. Teine läheb Tartu kaudu läbi Riia otse Saksamaale. Saksamaa juba ootab, Van der Leyen juba õõrub käsi, vaat nii kaugel, nii sügavad on need juured, päriselt ka. Meie peaministril on firma Rohelised torud. See 2,6 miljardit, selle plaani koostas Taani ettevõte, kes kogemata kombel toodab suuri torusid, päriselt ka. Põhja-Lätis on juba maakaart välja vaadatud, juba nummerdatud R2 ala, R3 ala, kus saab vesinikku ladustada. Need alad on juba olemas, need on juba kaardistatud. Nad on juba sõlminud heatahte lepingu Hiina Changnam nimelise tehnoloogiapargi ettevõttega, kes toodab suuri tehnoloogilisi neid mingisuguseid torusid ja asju, kes on nii hull firma, et neil on mingid ebaseaduslikud kaevandused ja mingi noor Tiibeti tüüp avastas selle kaevanduse kuskilt sealt Tiibeti lähedalt, tegi sellest avaliku postituse, see poiss koristati lihtsalt ära, ta pandi vangi. Ja Eesti riik on sõlminud vastastikuse pakti siukese Hiina firmaga. Tule taevas appi, ma ütleks selle kohta, on ju. Nii et need juured, need tuulikuteemad ei ole mitte ainult tuulikuteemad, vaid siin on väga sügavad juured. Ja need lähevad väga koledatesse kohtadesse. Ja see kõlvatud dotatsiooni äri, minust on väga väljend selle kohta, kõlvatud dotatsiooni äri, see viib täpselt sinna, et kuskil on lubatud ja kuskilt on juba saadud. Näiteks need 2 suurt vesinikutoru, selle jaoks ühe peal on saadud 15 miljardit, teise peal on saadud 6 miljardit juba raha. See ei ole naljakas enam. Paljud suured riigid, Brasiilia ja Malta, ja kes on hakanud seda vesiniku asja ajama kunagi, mõned aastad tagasi. Ja tänu sellele, et see on nii ohtlik, mingid tehased lendasid õhku, mingid inimesed surid ära seal, vedelvesinik, teate, mis on, eks ju, kui plahvatusohtlik see on. Siis lihtsalt need riigid lõpetasid need vesinikuprogrammid ära, aga näe, meie riik, palun väga, Invest Estonian Valley, Hydrogen Estonian Valley, nii äge ju. Sellised nagu jamad on seal taga. Ja kes on nagu selle asja taga veel on see, et miks ma ei näe siin Isamaa inimesi, sest nad on selgrootud, kes on nende suur rahastaja, on Margus Linnamäe ja Margus Linnamäele kuulub nii Põltsamaal, kust mina tulen praegu, kui ka mujal Eestis väga oluline osa tuulikualasid ja kes valib valimistel Isamaa, see valib tuulepargi või tuuletööstuse. Tuuleparkideks ei tohi neid enam edaspidi nimetada, sest et sõnal on jõud ja tuulepark peaks olema ilus koht. Ei,
see valib tuuletööstuse, kes valib Isamaa, valib tuuletööstuse ja nüüd viige see sõna ka oma kodudesse nendele, kes täna veel puuriida taga kiruvad. Kui midagi ei meeldi, lähevad raisk vastu puuriita, siis lähevad tuppa, vaatavad telekat edasi. Viige need sõnad kõik maailma, viige eestlastele, igale oma külanaabrile. Ei tohi valida Isamaal, sest Margus Linnamäe on seal taga. Tuleb ise kandideerida, mina lähen kandideerima, ma olen täiesti rahulikult 10 aastat olnud niisugune zen inimene, kui nii võiks öelda. Ma käin hiies trummi põristamas ja nii edasi. Ja nüüd ma lähen kandideerima puhtalt selle pärast, et vallavolikogu oma ametist lahti lasta. Et kõik uus kamp kohale läheks, sest et sügisel on valimised ja me peame seal siis ise olema ja vastutama sellest. Ja nii ongi. Ja siis ma tahtsin veel mõelda seda, et see sõnal on jõud, ma ütlen niimoodi. Palun ärge kasutage sellist asja, meid on juba maha müüdud. Kasutame parem, meid proovitakse maha müüa. Me ei saa luua reaalsust sellise sõnakasutusega, mida me tegelikult ei soovi, eks ju. Kõik on juba untsus, ei ole. Nad proovivad meid maha müüa, nad üritavad teha, mitte nad on juba teinud, sinna juba tuleb tuulepark, seal juba hakkab tootma. Ei, seal proovitakse hakata seda ehitama, seal üritatakse seda toota. Sõnal on jõud, mõttel on jõud, palun kasutame sõnu ja loome reaalsust, mis on see, et see kõik veel ei ole juhtunud. Loome reaalsust, et meie võidame, et meie seisame oma õiguste eest ja et meie ei lase, ka minusugused vanaemad, ei lase endale pähe sülitada. Kui need tüübid siin ümberringi arvavad, kui valitsus arvab, et ta on riik, siis meil ei ole, siis ehitamegi neile aia ümber, kui lasteaiale ehitatakse aed ümber. Ja las nad siis mängivad seal oma liivakoogi mänge Brüsseliga. Sulle, mulle, sulle üks, 2,6 sõbrale ja siis vaatame. Meil ei ole neid vaja, maarahval ei ole vaja. Las see nii-öelda valitsusriik jääb siis ja kuskile lasteaeda mängima ja maarahva saab omaette hakkama. Ilma igasuguste maksude, ilma igasuguste jamadeta. Lehmatädi käest piim, naabrinaise käest kartul ja nii ongi. Aitäh teile! Eesti noored küsivad! Täiesti õige, selle peale mulle meenus üks huvitav reklaam, kus reklaamiti seda, et kust saab Eesti naine oma jõu. Reklaam ütles natukene teistmoodi, et ikka eestimaisest sealihast, et täitsa õige. Aga kallid sõbrad, meil on jäänud täna veel ametlikult 3 ettekannet siin, aga et oleks täna natukene kunsti ja meelelahutust peale minu sõnavõttude, siis palume siia ära Lauri Koni, kes loeb meil ette ühe imeilusa luuletuse. Aitäh teile! See luuletus on läbi jooksnud sotsiaalmeediast ja see oli täna, ma pidin selle teile siia ette lugema. See käib rohkem sinna maja pihta. Kõigepealt läksid nad raamatukogude kallale, aga ma ei öelnud midagi, sest ma loen internetti. Siis läksid nad naaberkülade koolide kallale, aga ma ei öelnud midagi, sest polnud minu küla. Siis läksid nad meie küla kooli kallale, aga ma ei öelnud midagi, sest mu lapsed on juba suured. Siis läksid nad kultuurimajade kallale, aga ma ei öelnud midagi, sest ma vaatan kodus telekat. Siis läksid nad sõnavabaduse kallale, aga ma ei öelnud midagi, sest ma ei räägi niikuinii eriti. Siis nad tulid ja võtsid ära minu bussiliini, minu poe, minu lahti aetud teed. Vaate minu akna tagant. Minu maa. Ja keegi ei öelnud midagi, sest kõik olid juba linna ära kolinud. Aitäh!
ega täiesti õige sõnum on sellel luuletusel, et minagi käisin hiljaaegu ema juures ja meenutasin aegu, kus läksid maale, rahvast oli palju, tervitasid, ajasid naabritega, Alevist inimestega juttu, autosid sõitis palju, aga nüüd kõnnid seal ringi on nagu surnuaed, üldse elu ei ole. Aga täna siis järgmine sõnavõtja, Eesti Rahvuslaste Konservatiivide juhatuse liige, mis peaks siis Heino Märks, palume kõnepulti ja tema räägib meil täna siis noortest, on ju? Ja mitte ainult. Tahaks oma sõnavõttu alustada lausega, et täna kui oleme kogunenud siia Stenbocki maja juurde, et saata viimasele teekonnale valitsuse plaani võtta inimestelt nende tulevik läbi tuuletööstuse doteerimise. Paraku ei ole see nii. Olgugi, et mitmed parteid on endale juba kaela riputanud võidupärjad ja usuvad, et nad on selle suutnud blokeerida, siis tegelikult otsib valitsus hoopis alternatiivset teid hetkel, kuidas see kahjulik leping meile peale suruda. Selleks, et paremini mõista, millistest mahtudest me räägime, siis ma toon välja mõned arvud. Alates 1. aprillist 2025 hakkavad üle keskmise vanaduspensioni, mis on 776 eurot, tulusaajad maksma tulumaksu. Keskmine vanaduspension tõuseb sel aastal arvestuslikult 817 euroni. Ja valitsus on öelnud, et olukord on nii halb, et me peame seda vahet maksustama. See tähendab seda, et neil keskmist pensionit saavatel pensionäridelt võetakse ära 8 eurot ja 2 senti kuus. Noorte huvihariduse kärpimine, mis on mulle kui eluaegsele spordiinimesele ka väga tuntav asi, on 10% kärbe riigieelarvest. Kui siiamaani anti kadu väike summa 10 miljonit, siis sellest 1 miljon võetakse ära. Öeldakse ka, tehke vähem sporti, mängige vähem viiuli. Milleks meil arvupördid? Samal ajal võtab riik maksumaksjate arvelt kohustuse doteerida meretuuleparke, meretuuletööstust 2,6 miljardi euro ulatuses, mis ei ole laualt maas, vaid mis on korraks peatatud, et sellega edasi minna. Maatuuleparkide toetus jääb eeldatavalt 240 miljoni euro juurde. Ja kui vaadata neid arve, lugeda viimaseid uudiseid, siis on mulle arusaadav, miks ei leitud õpetajate palgatõusuks vajalikku 8 miljonit eurot. See oli sellepärast, et tänane valitsus tahab kätte maksta oma õpetajatele, kes ei tahtnud neile numbreid selgeks õpetada või nad ei olnud võimelised õppima. Sest lõpuks on ju nemad süüdi nii arvutamise puudulikkusest, meie riigiaparaadi ladikus kui ka mütoloogilistest elektrimolekulidest tekkinud kõmudest. Ma isiklikult ootan, et peatselt tuleb uudis, et Riigiprokuratuur alustas kriminaalmenetlust kelmuse paragrahvi alusel, sest see, mis toimub dotatsioonidega, kvalifitseerub kõikide tunnuste järgi kelmuseks. Milline võiks olla lahendus, et mitte ainult siin viriseda, et kõik on halvasti, siis mina näen esialgselt lühiajalist lahendust põlevkivienergias. Me saame parendada tehnoloogiaid, paigaldada vajalikud filtrid ja kasutada ära meie enda kulda. Kuni me oleme valmis tehnoloogiliselt tegelema teiste energiasüsteemidega, mis arenevad praegu suurel kiirusel. Hetkel
väga suurt usku mul meie tuumaenergeetika lähitulevikku ei ole, kuna sedasama arendavad meil inimesed, kes äsja said kuulsaks Jordaania ja Utah põlevkivitööstustega. Ja paraku me teame, et see lõppes fiaskoga. Piltlikult öeldes, usaldades neid, usaldame tuumajaama inimeste kätte, kes ehitasid külmahoone sügavkülma kambrisse põrandakütte, jätsid selle suvel tööle ja sõitsid 8 nädalaks puhkusele. Et parafraseerides viimaste liikvijad, meie reliikvija on põlevkivi. Tänan tähelepanu eest. Täiesti õige, meil on olemas omad reliikviad ja nendest reliikviatest palungi siia kõnepulti nüüd rääkima härra Margus Sild, kes on energeetikaspetsialist, õppejõud ja räägib teile siis põnevalt sellest teemast. Aitäh, tere ka minu poolt. Kohe ma ütleks ära ajakirjanikele ühe halva uudise, et ma ei ole siin poliitiline inimene, ma olen apoliitiline ja räägin oma enda mõtetest. Siia sõites kuulasin raadiot ja raadios rääkis minister Keldo, et meil on rändtsirkus siin igal pool rändamas. Olen ka rändtsirkuse osa, tere. Ja ma arvan, et siin on väga palju teisi ka, kes on rändtsirkusest. Et meie peaministrile ei meeldi arvud. Aga kahjuks on selline asi, et kui olla tehnikuhuviline, siis arvudes peitub see tõde. Et mis te arvate, kui palju Eesti toodab CO2 maailma mastaabis? Ja 0,03–0,04% ja Euroopa Liidu riikide mastaabis 0,4%. Kui me nüüd selle rohepöörasusega viime oma CO2 nulli, kas maailmas juhtub midagi? Me ei juhtu mitte midagi, jah, täpselt. Teine probleem tegelikult tuleneb ka natukene numbrimaagiast. Ehk et energia tootmine, mis on seotud ilmastikunähtustega, tegelikult on väga hea eramajapidamistes, mitte riigi energeetikas. Et riigi energeetikas ei saa kasutada ilmastikunähtustest sõltuvat energia tootmist ja nende tuulikatega reaalselt ju ei suudeta lahendada seda energeetika probleemi. Kas keegi on nõus sellega, et öeldakse täna kell 5, et palun tulge öösel kell 2 tööle, sellepärast, et öösel kell 2 on odav elekter, me saame tehase käima panna. Ma arvan, mitte keegi ei ole sellega nõus. Aga kui neid tuulikuid hästi palju teha, siis reaalselt põhimõtteliselt asi läheb sinna. Sest tegelikult tuuleenergiat on Eestis niivõrd vähestel tundidel piisavalt, et tegelikult meil on samas võimsuses vaja ka juhitavat ehk siis fossiilkütustel energiat. Et reaalselt, kui võtta, et tahta maailma puhtaks teha, siis me ei saa mööda vaadata tuumaenergeetikast, just Eesti mastaabis. Ja miks on Soomes odav elekter? Eile vaatasin huvi pärast, mismoodi seal siis energiaportfell on üles ehitatud. Soomes eile tarbiti 10 000 megavatti elektrienergiat tunnis ja sellest 4000 megavatti toodeti tuumaenergeetikast. Tuumaenergia on reaalselt see, mis soomlastele energia odavaks teeb ja hüdroenergia. Tuuleenergiat nad said 10–15% ja ülejäänud oli siis tuum ja hüdro. Et peaaegu viimasena on muidugi selles suhtes halb, et kõik tark on ennem ära räägitud. Et mida siis meie targad inimesed siin majas on välja pakkunud, et me teeme hästi palju tuulikuid, toodame hästi palju elektrit üle. Aga mis on tuuleelektri hind reaalne? See on 7 senti kilovatti minimaalselt. Kui
kinni pidada sellest, et tuulikud tuleb ka pärast lammutada. Kui tuulikud jätta pärast riigi või valla mureks, palun väga hea muidugi. Me saame hästi odava elektri hinna, aga keegi peab selle lõpu kinni maksma. Kes see on? Meie oleme. Ja salvestuse poole pealt siis on tahetud vesiniku kasutada. Mis on vesinik? Vesinik on väga keemiliselt aktiivne gaas. Vesiniku ei saa transportida terasmahutites pikaaegselt. Vesiniku jaoks on vaja hoopis teist taristut. Ja lisaprobleem vesinikuga on see, et 2 kilovatti energiat paneme sisse ühe sama kätte. Et minu arvates see nagu ei ole eriti hea, et kunagi oli meie mehel oli anekdoot, et 2 pankurit saavad kokku ja üks küsib, üks on maapankur ja küsib ta käest siis, et sa teed ju kehva äri, et ühe euro saad, 2 annad välja. Kehva äri küll, aga vaat milline käive. Käive on tõesti hea, aga kasumit tegelikult ei tule. Ja reaalselt, kes selle lõbu kõik pärast kinni maksab, ei ole Eesti rahvas, Eesti ettevõtja. Sest Eesti ettevõtja maksab oluliselt rohkem taastuvenergeetiku makse kui rahvas. Selleks, et neil on lihtsalt teistsugused energiatarbed, teistsugused lepingud. Et mina ei ole nõus sellega, et ma oma enda taskust hakkan kinni maksma mõtetatud energeetikat, mida meie valitsus tahab teha. Et ainukene lahendus ongi põlekivi ja siis tuum. Unustage see juhuslik energiatootmine ära ja arendage seda pigem kodumajapidamises. Et siis oleks elekter ka siis olemas, kui riik seda anda ei suuda. Aitäh! Täiesti õige, siinkohal oleks täiesti paslik öelda, et usun teadust. Praegu ma hakkasin siin selle sõnavõtu taustal mõtlema, et huvitav küll, et meile tahetakse tuuleparke pähe määrida ja meie peame kõik need arendused, võrgud, kõik asjad me peame kinni maksma. Kui mina tahaks omale koju panna 20 kilovatist päikeseparki, siis huvitaval kombel mina peaks panga laenu võtma, et 12 miljonit maksta kinni liitumistasu. Miks mina pean omast taskust maksma selle liitumistasu kinni ja tuuleparkidele, eriti veel välismaistele korporatsioonidele peame siis meie nagu tegema teene. Väga palju kummalist on meil siin, aga üks asi on kindel. Tänase miitingu viimane esineja on härra Silver Kuusik, Eestis rahvuslaste konservatiivide esimees. Aitäh, Raul, ja oma kõnes ma tahan minna tagasi enda lapsepõlve. Enne mind on kõnelenud väga paljud targad inimesed, aga üks tark inimene, keda ma ikka armastan tsiteerida, oli minu vanaisa. Ta oli põline maainimene, maamees ja oli siis metsavaht. Ja tema rääkis mulle, kui meil tekkis aiamaal probleem muttidega, mitte eakate daamidega, vaid mullamuttidega, siis et pane püsti väikene propeller ja selle ta ise tegi puidust valmis, see hakkas siis tootma ja see vibratsioon või siis nii-öelda heli, mis tuli igatahes peale selle püstipanekut, mullamutid kadusid ära. Need, kes on maalt pärit, need inimesed teavad, mida tähendab, kui mingisugune organism kaob või mingisugune elu kaob mullast ära, järelikult kaovad ära ka vihmaussid, järelikult kaob ära ka mulla kobestamine ja nii edasi. Nüüd tulles siia samma platsile, ma oleksin eeldanud loomulikult, et meil on rohkem. Me näeme siin mitut erinevat võimu, nii head korravalvurit kui seda sama daami, kes siit mööda kõndis, meid endid, ajakirjandust. Ja me saame küsida, mis roll meil kõigil on. Nendel samadel kõikidel inimestel on kodus pere, nad kõik on osa sellest Eestimaast, osa sellest riigist ja osa sellest rahvast. Miks on nii, et osad on võtnud endale ülemuslikuma võimu? Miks võtab ajakirjandus, kus saab peaaegu piiramatult virtuaalselt kujul toota artikleid? Miks räägitakse sellest, kuidas
keegi tuntud tšellomängija suudles ühe näitlejaga. Miks ei räägita sellest, et täna siin saame me seista oma valikute, oma otsuste eest? Miks me räägime asjadest, mis tegelikult ei lähe korda mitte kellelegi, mis ei mõjuta Eesti elu? Ja seda väärtuslikumad olete teie siin. Teie, kes te olete leidnud endale momendi tulla oma kodudest, küladest, linnadest, valdadest ja seista selle rahva eest. Väär ja vale on suhtumine, nii nagu püütakse ikka öelda ühe, teise või kolmanda terava probleemi korral, et näete, lamemaalased, ei ole, te olete eestimaalased, me kõik oleme eestimaalased. Nii nemad siin, need samad ajakirjanikud, kes kaameraga ringi jooksevad. Küsimus on selles, miks ja kelle jaoks te teete. Me kõik täna, kes me oleme tulnud siia, me seisame selle rahva, selle riigi eest. Ja mitte isegi see lipp ei ole tähtis, mitte Keskerakonna lipp või Vabaduspartei lipp ei ole tähtis, vaid see lipp on tähtis, mida see mees siin hoiab. Sinimust valge see riik, mille me oleme pärinud. Meie kohustus on anda see oma järglastele. Täpselt sellisena või paremini, nagu me oleme te saanud. Äsja meie riik tähistas 107. sünnipäeva. Meenutagem neid mehi, neid vapraid perekondi, kes andsid oma pojad, oma isad selleks, et kaitsta seda riiki, seda vabadust. Ja siis tuleb kusagilt välja keegi linnaplaneerija, nii on proua kliimaministri haridus, ja tema hakkab planeerima ja ta planeerivad kohe selliselt, et 2,6 miljardit, see juhtus niimoodi. Me ei tea, kadus ära, ei ole hullu. Ja meil rahvas ka, siin nagu me oleme, see 2,6, see tundub nii väike number, sellest ei saa keegi arugi, mis 2,6 miljardit tähendab. 12 miljardit tuuleparkide arendusse 10 aastaga räägiti 1,2 miljardit aastas. See on kolossaalne summa, vaadake neid perekondi, vaadake neid ühiskonnagruppe, kellelt võetakse raha ära. Kuidas minnakse puuetega inimeste toetuste kallale, kuidas räägitakse seal mingisugusest vajaduspõhisusest, kuidas võetakse ära eakatelt ülemakstud pension, kuidas võetakse ära paljulapseliselt toetused. Sellest kõigest on täna räägitud. See on karju ülekohus. Meie asi on sellele vastu seista. Nüüd seesama kliimaministeerium, enne mind Margus kõneles siin, ega tegelikult on üsna keeruline aru saada, millist asja see, miks on vaja ministeeriumi rohkem kui 300 töötajaga sinna etteotsa mingisugust prouat, kes küll on tubli pereema, 4 lapse ema, kellel aga ei ole vähimatki ettekujutust, mida see tegelikult tähendab. Tal ei ole ei numbritest, ei eelarveliselt ega ka füüsikaliselt ei ole tal vähimatki aru saama. Ja ma rääkisin siin Mihhail Kõlvartiga, kellele ma olen väga tänulik, et ta täna siia tuli. Kui Keskerakond on sellise asja eest väljas, siis oleme meie koos nendega ja nemad koos meiega. Loomulikult oleks siin võinud olla ka mõni teine opositsiooniline erakond, küll aga toodi välja juba eelkõnelejate poolt need sugemed, kuidas üks või teine grupp on rahastatud. Ma tahan teid kutsuda üles mitte seisma väiklaselt ainult meie lippude eest, vaid seisma selle sama sinimust-valge lipu eest. See on meie kõikide erakondade ühine asi. Me peame seda suutma ja ma olen ülitänulik teile, et te olete andnud oma panuse, tulnud täna siia ja seisnud selle riigi ja rahva eest väärikalt. Te olete andnud oma panuse. Loomulikult on meie asi viia see kodukülla, koduvaldadesse ja mitte selliselt, et nii nagu siin oli, Lauri luges väga hea luuletuse ette või mõtterea, et see on naaberkool, et las see pannakse kinni. Ei ole, see on meie kõigi riik, see on meie kõigi maa. Nii et ma kutsun teid üles enne igat sõnavõttu, enne igat kommentaari teise kaasmaalase kohta, ma kutsun üles selle koostööle. Seisame näoga Eesti poole. Aitäh ja olge tublid! Aitäh, kallid sõbrad, kes te täna siia kogunenud olete. Me oleme kuulnud väga mitmeid inimesi täna siin rääkimas väga erinevatest asjadest.
paljud asjad on meil uudiseks, paljud on need, mida me juba teame, aga kindlasti me saime kõik siit väga olulisi sõnumeid, et oma koju viia, oma lähedastele, oma sõpradele, tuttavatele. Aitäh teile veel kord, sellega kuulutame meeleavalduse lõppenuks. Aitäh! Väike replik. Aitäh teile ka minu poolt ja millegipärast ma arvan, et see jääb meie viimaseks ürituseks. Selle teemaga me veel tuleme kokku veel. Aitäh teile, et te tulite. Nii, tere Mihhail, et väga meeldiv, et sa oled tulnud meeleavaldusele. Räägi natukene, kas antud teema puudutab ka teie erakonna vaateid? Tegelikult see teema puudutab kõiki Eesti inimesi, sest see on meie tuleviku teema. Ja täna meil on valitsus, kes ei tee analüüsi, aga on valmis ohverdama meie tulevikku. Nad on valmis andma ärimeestele miljardeid selleks, et nad saaksid kindla tulu kasumit, mis oleks kindlustatud riigi poolt, aga tegelikult see raha tuleb meie taskudest. Tarbija ehk siis iga Eesti inimene hakkab seda kinni maksma. Ja tegelikult ei ole vaja siin sügavat analüüsi teha. Me ju saame aru, et sellises mahus meile tuuleenergiat vaja ei ole. Rääkida sellest, et seda saab kasutada ainult suvel. Et ühesõnaga see ei kata ära seda Eesti vajadust nii või naa? Suvel see katab juba praegu. Tegelikult juba praegu olemasolevate tuuleparkidega ja päikesepaneelidega saab seda vajadust katta suvel. Aga talvel pole nendest mingit kasu. Aga nüüd valitsus soovib ehitada neid juurde veel ja veel. Ja müüa seda energiat ka ei ole võimalik, sest suvel seda kellegile vaja ei ole. Aga salvestada seda ei ole võimalik. Aga see jutt, et me hakkame seda salvestama, tegelikult on valelik. Ei ole praegu tehnoloogiaid, et salvestada pooleks aastaks, ehk siis talveks tuuleenergiat. Ehk siis meile tegelikult valetatakse. Meile valetatakse, et on tehtud mingi äriplaan, mingi analüüs. Ei ole seda. Ja isegi kui see oleks, siis see kindlasti näitaks, et pole mõtet meile neid parke peale suruda. No ja on veel üks väga tähtis aspekt, miks me loobume meie maavarast, miks me loobume meie toorainest ja see ei ole ainult julgeoleku küsimus, vaid see on ka majanduse küsimus. Julgeolek sellepärast, et kui me sõltume impordist, siis me sõltume teistest riikidest ja sõltume sellest, mis nendes riikides toimub ja sõltume nendest hinnadest, mida nad meile pakuvad. Ja majandus sellepärast, et põlevkivi on väga oluline majandussektor. Töökohad, maksud ja nüüd tuleb keegi ja ütleb meile, seda vaja ei ole. Et me ei hakka raha teenima tänu sellele, et meil on olemas võimas majandussektor, vaid me lihtsalt võtame selle raha maksudega teie taskudest selleks, et seda raha pärast tuuleparkide arendajatele üle anda. Tegelikult nii on, et me loobume sellest, et teenida raha, tagada endale energeetika ja julgeolekut, selleks, et võtta seda raha Eesti inimeste käest ja anda tuuleparkide arendajatele. Mis oleks see asi, mida sina näeksid, mida me võiksime selle vastu veel teha, et kuidas me saaksime sellise asja nagu praegu valitsuselt nagu laualt maha selle teema? No see võitlus käib. Tegelikult meil on veel poliitikuid ja inimesi, kes saavad aru, mis toimub ja võitlevad selle vastu. Meid kahjuks ei ole väga palju, aga Eesti inimesi, kes saavad aru, mis toimub, on väga palju. Kas siin on, vabandust, jah?
ja ka sellepärast, et me ju näeme, sinna tulevad tuulikud, sealt Eesti inimesed lähevad ära. Ja see on meie igapäevane elu. Ja loomulikult see arusaama hakkab inimestel tekkima ja ei ole teist võimalust. Tuleb valimisi võita nii kohalikel valimistel kui ka 2 aasta pärast Riigikogu valimistel. Tuleb seda valitsust välja vahetada ja tuleb vajadusel kahjulikud otsused ka tagasi pöörata. Kuidas teie näete, kas opositsiooni erakondadel on võimalik seda kõike praegu teha ja muuta seda praeguse valitsuse otsuseid? Milliseid vahendeid meil veel on kasutada, et seda saaks? Tegelikult selleks ongi vaja võita valimisi igas omavalitsuses, selleks, et omavalitsused võitleksid nende tuuleparkide vastu, et võimul oleksid erakonnad, poliitikud, kes saavad aru, mis toimub ja kes võitleksid kohtuteel nende arendajate vastu ja riigi otsuste vastu ja siis, kui meil on olemas vajalik poliitiline baas omavalitsustes, siis see tagab meile ka võimaluse võita ka Riigikogu valimised. Ja siis saab ka teha adekvaatseid otsuseid. Aga see võitlus käib juba praegu. Kas tänasel poliitmaastikul on võimalik leida teistest erakondadest näiteks sellist ühtset pidepunkti, et panna seljad kokku näiteks, või kuidas seda sõnumit meie valijateni, kõikideni nagu viia edasi, et mille eest nagu? See tänane meeleavaldus on selleks üheks instrumendiks, üheks võimaluseks, et pole midagi teha, kui me ise häält ei anna, siis meie eest seda keegi ei tee ja kui meie anname häält, siis rahvas seda ka kuulab. Seega me peame olema aktiivsed, me peame inimestega rääkima, me peame inimestega kohtuma ja peame ka meelt avaldama. Nii kaua, kui see olukord ei muutu, me peame ka meelt avaldama.